meie selle aastane esimene reis. Praegu taga on meil juba voodi valmis tehtud. Täna me enam sihukest luksust ei saa lubada endale. Aga kõige esimesena peame selle kahjuks kurja kulutava tankimise ära tegema. Vaatasime, et Poolas on vapsee odav kütus. Tangime Poolas sisenedes ja Poolast väljudes. Jep. Minul on nüüdsest moodsad kaped ka suusse, ega ma palju susistan. Ja mul on ka kummid nüüd eriolukorras. Muidu peaks ainult öösiti kandma, aga... Eriolukord. Aga nüüd ma pean kandma ka päeval. Seega tuleb huvitav reis, miks ma nii lähedal olen. Siis ma mõtlesin, et sa lähed tankima. Meil on droon ka seekord kaasas. Võib-olla saate siis veel ägedamat asju näha. Jah, kui Ragnar sellega kuskile puusse ei enda. Ma juba ühe korra panin ja maksin raha selle eest. 128 euri, 72 liitrit. Hea ots siukene, mis ta näitas mingi 900 kilomeetrit. Seega, let's go! Ja tere, kuidas meil läheb? No meil läheb 640 kilta, ma sain teada, et 1100 on kokku tänase päevaga. No peaaegu 400-500 veel. Aitäh! Kas tagumik on juba valus? Ei, istmed on maru mugavad. Aga ei, praegu on isegi hästi, praegu ei oska isegi... see on, et see küünanukk toetab kogu aeg selle kohaga siia peale ja siis see väsib ära, siis ma pean uusi asendi vaevalt, ma olen süles vaid. Kas olete varasemalt treeninud? Mida? Küünanukki või? No selleks pikaks reisiks. Ei ole. Klassika eest ole. Läks lihtsalt. Meil on 27 kraadi õues. Jaa. Seal oli väga palav, mul olid hommikust karupüksid jalast. Hommikul kodus oli 15 kraadi, see väga mugav oli, panin pusa ka veel selga. See oli glamuurne lõunasöök, oli sirkli kaas. Aga... Seal oli 25 või midagi. Siin läheb aina suuremaks. 27. Lähme lõuna poole aina. Aga ega midagi ilusat ei luba see ilmateade praegu. Kraade lubab ainult ilusaid. Ei leidnud neid ka, näidas ainult paar päeva ilusaid kraade. Mis asja, 20 pluss on juba ilus. No seal oli 20, oligi. Me siis jätkame. Ega meil jah, palju muud teha ei ole, 2 plaati on läbi kuulatud. Meil oli just kriis ka, meil külmik hüppas välja kapist, siinide pealt maha. Ma võtsin kurvi natuke järsult. Ja nüüd! Kõik algas sellest, et me keerasime, Varssavi silt kadus ära, Varssavit ei olnud enam. Ja maate sai ka, kiirtee sai ka otsa. Esimest korda elus, kui GPS juhatab sind mööda teed, aga selgub, et see tee ei olegi veel valmis. Seda teed ei ole olemas. Tavaliselt ikka sõidad kuskil muru peal GPS-i järgi. No ja nüüd tegime külmiku korda ja me oleme mingi kurat munakivi tee peal. Külmiku siinid on katki. Meil on alles esimene päev ja me ei ole isegi jõudnud veel poole Poola peale. Aga ma ei tea, sisse-tagasi ta sõitis sinna. Kas ta meil reisi lõpuni vastu peab? Küll saad ka ise välja sõida veel. Oi, kurat, see munakivi tee lõppegi ära. See on terve, see munakivi linn. Praegu on täpselt siuke tunne, nagu sa maanteed peal sõidad selle riba peale. Aga terve tee on see riba. Me jätkame nüüd siin munakivi peal. Oi.
nii tavakas sellest uskumatu. Üks teeb teisest. Ühel on 82, 92 pidanud, teisel on 90. Siis ta teab, et ta on kiirem, allamäge, raske. Ja siis ta 15 mitte teeb mööda sõitu. Saksamaal Erario. Kaugel seal ees, seal kaugel. Seal ees on Kesk-Poolal. Meil on veel sõita 199 kilomeetrit, enam-vähem. Siis me oleme seal, kus me plaanisime tänaseks jõuda. Siin järgmine plaanib sama tükki. Ja ta on väiksem ka, vaata, läheb kiiremini oingud filmisin kuskile, ei tea kuhu. Juba läks ta. Juba läks, jah? Juba tegutse. Of course. Sellega läks meil õnneks praegu. Me jätkame. Näitab, et kohale jõuame 21, 20. 2 tunni pärast. 2 tunni pärast. Bussikell on vale. Bussikell on tunde käes. Siis teie aeg. Me oleme kuskil Mopis. Mopp Novostav. Ja me oleme seal. See on meie stopp täna. Kaua sõitsime täna? 7:30 hakkasime sõitma. Vene keelt kodigi rääkinud on. Mõned. Need pole ainukesed. Ühesõnaga, me oleme jõudnud siia Moppi. See on tänane peatuskoht, sest me ei viitsinud hakata rohkem otsida edasi. Sellepärast, et meil on vaja homme põhimõtteliselt samamoodi alustada nagu täna varakult, et jõuda siis õhtuks Soien sees ehk siis Germaani, Saksamaale lõpuks ometi. Et siin viimased otsad olid bussiga kiirtee peal 120-ga. Aga noh, vahepeal sai ka muid seiklusi. Et täna ega me muud ei tee. Ma tahaks vetsus ära käia, me otsime midagi süüa veel kiirelt või võib-olla võtame enda varudest. Ja siis on hambad puhtaks ja tuttu minek ning uuesti homme jälle. 27 kraadi on. Kell on 9 õhtul ja 27 kraadi on koos. Ei, 25 oli. Ai, juba külm. Ja. Ma ei tea, kas ma mainisin seda, et me käisime Poolas ka tankimas vahepeal. Ka Circle käis ilma soodustuseta ja 1,64 oli liiter. Paak läks täis. Umbes sama palju liitreid läks sisse, natukene vähem võib-olla ja 103 euro oli paak. Päris hea. Enne kui Saksamaale jõuame, peame kindlasti ka veel panema siin. Aga tänaseks kõik ja näeme homme. Good morning, Texas! Siin on vahepeal kõvasti autosid juurde tekkinud. Kell on... See kell ei ole ikka õige. Kell saab 7. Õige küll, jah. Üks peseb hambaid, hakkan ka kohe tegelema sellega. Aga ega täna ei ole midagi. Kiirelt võikud sisse ja kohe edasi. Kristjan pole isegi kõhti. Kell on 7:21, enam-vähem sama nagu eile alustasime, kui me oma sõitu alustasime. Ja täna on siis Kristjan pundis. Aga näitab, et me sellegi poolest oleme 4:30 kohal. Kuni väitel saab ta siin mõnusalt mööda maanteed kihutada. 140-ga, ma ei ole veel 100-lik jõudnud. Öö Poolas, Mopis, selles rekkaparklas oli täitsa okei. Kuigi konstantselt, kas rekka tuleb või läheb, vaikselt hetke selles mõttes ei ole, aga ma ei tea, mind öösel väga jäirinud. Aga just kui ma magama jäin lõpuks, siis ma ei kuulnud. Sest ma isegi ei pannud väga tähele, et seal keegi oleks tulnud või olnud. Oot, aga nüüd hit the road või löö teed, Jaak. Ja minekut. Ragnar! Jaa. Kell on 7:40. Pidime ärkama täna 6:45. Selle reisu jooksul ei pruugi palju olla, kus me seda kasutada saame. Vapustav vaade. Oh, jess. Lehepuhur. Vaata, kui vaikne lehepuhur tal on. Küll jah, ma ei saa aru, mingi fööniga anda siin. Fööniga. Me siis eile ei filminudki tegelikult, kuidas me siia lõpuks jõudsime.
Meil oli vähe keeruline olukord. Sa võid seletada seda veidi? Sõitsime siis meie mööda Saksamaad ja Ragnar pani paika mingi ööbimiskoha, kuhu me tuleme, siis selgus, et see on täis. Sinna ei mahu. Läksime järgmisesse kohta, selgus see ka täis, ka ei mahu. Ja me käisime läbi, siis me leidsime parkla, aga seal meil ei õnnestunud maksta, sellepärast et seal sai ainult müntides või kaardivõimalus oli ka tegelikult. Aga see oli 15 eurot, meil oli münti 13 eurot. Rohkem meil münte polnud. Kaardimakse ei töötanud. Jah, sööke asi oli ka veel, selle ma unustasin. Tulime ära. Ja siis me jõudsime siia. Ja siis me siit hakkasime ka alguses ära tulema, sest Ragnar ütles, et seal kindlasti ühtegi kohta ei ole. Me rääksime erinevatest kohtades. Ma keerasin otsa ümber ja tulin siia tagasi. Ja me leidsime endale koha küll mingis tavalises parklas, ilma ühegi lisata. Me veel ei tea, palju me sellest maksame. Aga siis oli kell 7:30, kui me jõudsime. Kell 8 saime istuma. Ja siis me olime surnud juba. Juba oli lappes. Juba eile ostsime ära laevapiletid Köönigse järve peale kellaajaliselt, sest seal peab ostma kellaajaliselt. Ja täna startisime. Jäime niigi veits suts hiljaks ja siis selgus, et me ei saa parkimisplatsilt välja, sest parkimisplatsi automaat võttis vastu ainult sularaha, mida meil oli, aga meil oli 50-sed, aga parkimisplatsi automaat võttis kuni 20 euroseni vastu. Käntser viskas mulle 50-se tagasi ja kükitasime seal parkimisplatsi peal. See spa või see bassein, mis seal kõrval meil oli, see polnud ka veel avatud. 9-st avatakse, 9:45 on laeva aeg, tund 15 sõidab sinna. Sattusin kuidagi, vaatasin, see tundus nagu töötaja moodi. See küsis, et kas kella 9-ni jõuad oodata. Ma ütlesin, ei jõua. Okei, ma lähen uurin. Võtsime 50-se ja läks. Õnnest tuli tagasi ka. Aga nüüd meil on võib-olla järgmine mure. Üks jõuab 9.18 ja teine 9.24, see on okei. Aga me võib-olla peame läbi Austria sõitma. Telefoni GPS järgi vist ei lähe läbi Austria. See vist näitas õigesti. Eks me katsetame, proovime kohale jõuda. Äeda vähemalt. Jah, vaade on ilus. Okei, lähme. Meil oli väike change of plans ka. Meil pidi olema ülirahulik hommik. Me ärkame, sööme, võib-olla käime ka seal basseinis ujumas ja seal saunas. Ja... Hommikul saunas, aga miks mitte? Pisemas oleks hea olnud käia. Ja siis lähme paadikese peale ja sõidame üle selle järve seal sinna saarekesele, kus on siis mingi loss. Aga vaadates ilmateadet, kuigi vaadates praegu seda taevast, siis ma ei tea, aga ühesõnaga näitab buss nuge sadavat alla. No hea, et nii pidi kurv oli. Muidu oleks küll praegu välja lennanud. Pidime täna minema sinna Herren bla 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 lossi. Hertšinše. Ühesõnaga. Aga kuna see Köönigse on ikkagi ilusam ja sinna ma väga tahtsin minna, siis me otsustasime, et me lähme sinna, sest muidu see oleks homseks jäänud, aga homme näitab terve päev nagu lausvihma. Plaanid mõtlesime, et jätame selle lossi siis vahele. Ja nüüd me kihutame hommikul kohe Köönigsesse. Such a short time being alive. All this hardship and convenience makes it so hard to make sense. I want this now. I want this now. Nii, nüüd me oleme Köönigses. Trall oli jälle. Ostsime netist piletid. Juhend oli ka, kuidas seda kõike teha ja nii edasi. Aga lõppes see niimoodi, et ostsid netist 9.45 piletid. Koha peal tuli välja. Polnud tähtis. Lihtsalt mine esimese peale, kuhu mahud. Ja seisime järjekorras. Avastasime. Maske on vaja. Maskid on bussis. Buss on circa 10 minta eemal. Ja siis viskasin kotti Kristini kätte. Panin jooksu. Õues 27 kraadi.
jooksin bussi, võtsin maskid, jooksin tagasi ja jäime teisena praamist maha. Aga no worries, tuli 5 minuti pärast või 10 minuti pärast uus ja läksime selle peale. Ja nüüd, nagu te nägite siin vahepeal, oleme siis tulnud siia mägede vahele ja kuskil seal on vist see Ice Chapel ehk siis mingi jääkabel. Väidetavalt peaks sinna olema matk tund, 1,5. Ma tahaks matkata, aga Ragnar ei taha matkata. Aga ma ei Sest saa algselt sellest... Kristjan arvas, et see on see seal üleval. Tähendab nagu üles ja alla kokku 2 või 2–3 tundi või üles 2 tundi ja alla 2 tundi. Googleda Translate'iga. Siin ei ole wifi, seda levi. See on väga on siin, edge. See on väga Tead, mis ma tahaksin siin nautida? Kohvi. Istume siin puu all varjus ja Kristjan otsustas, et võtab kohvi ja selle soolapretsli. Aga noh, see tuli natukene oodatust suurem vist. Ei, ma nägin, et need on hästi suured. Mugib ära ja siis me lähme jalutame. Suht ägeles, kui saaksin drooniga õhku visata, aga ma kõrvan, et siin ei ole levi. Ma ei tea, kas selle jaoks on levi vaja. Pole õrna, kaugel ma anna. Aga millal me veel niimoodi matkasime? Rootsis oli ka see kuskile, kuhu kivi otsa ronisime. Hei. Mina ei tea, kas see kaamerast läbi tuleb, aga ma jälle läigin. Ma tundub, et see neiu väga ei jaksa. Matkasellid. Sa võid rääkida kiirelt, mis selle jääkabeli teema on? Miks see jääkabel keset suve on? Seepärast, et see lumi ei ole seal ära sulanud. Miks ta ei ole ära sulanud? Sest ta on seal kuskil vahel, no ma ei tea, ma ei ole seda näinud ju. Sinna ei paista väikest. Okei, ma ei jaksa rääkida rohkem, me peame kõnnima üles. Kõnnime edasi. No nii, siin me oleme, ma ei tea, kui hästi kuudlema, ma võtsin mikrofonid tagant ära. Kabel, uhke kabel. Sisse ei tohti minna, Kristjan ei lubanud. Mõtlesime, et proovime, et täidame oma veepudeli siin ära. Kui halb see vesi ikka olla saab siin? Väga vähe. Nii, nüüd oleme natukene allpool. Tegelikult sa astusid umbes 1–2 meetrit allapoole ja juba tuli soe tuul. Et sealt sellest kabelist endast koopast puhus nii külm tuul, et seal üks punase särgiga mees tegi dokumentaalfilmi enda arust oma pool iPhone, pool GoPro asjaga. Ja me ei saanud tükk aega oma Instaksi pilti tehtud, sest muidu oleks üks punane lärakas sinna keskele jäänud. Heike, hei, meie siin. Mägede otsas, nagu näha. Me tegelikult käisime oma seal, mis kohas me üldse täna käisime? Köönikses. Köönikses käisime ära, kirikut vaatasime ära ja pärast seal oli nii räme palab. 38 kraadi. Buss näitas 38, kui me parklasse jõudsime. Aga siis me vahetasime riided ja läksime ujuma sinna samasse. Järve. Tagasi kehad olid selleks ajaks juba kuivad. Siis me otsustasime, et tuleme ikkagist nii kauga ilma veel jagub. Tuleme siia panoraamast rassada. See maksab. 8,50, 60, midagi sükest. Ma ei teagi, pikk see on, mingi 10 kilta midagi. Me õnneks me oleme teinud nüüd selle tõusuosa ära. Issand vaene bussikene. Pidi seda tõusu kannatama. Aga nüüd peab pliidikapp või sahtel kannatama laskumist. Ja nüüd peavad 2 nahka rihma hoidma pliiti kinni, et kui me alla lähme. Kristjan siiamaani hoiab, vasakkurvides hoiab külmikut kinni, sest nagu me teame, siis see kukkus meil vahepeal välja. Aga nüüd me jõudsime siis enam-vähem siia tippu ja siit on siis näha, noh see on see kurvem pool praegu. Ma ei tea, kumba ta rohkem kuulata, kas rohutirtse või müristamist. Aga igatahes müristas. See on kõik siukene kurb. Mis mõttes kurb? Aga siin on palju ilusam. Seal nagu sajab.
Kristjan õppis kirgetormist 6 sõna ära ja seda siin kõik kasutavad. Serus. See on ikka päris jõhker. 1500 peal umbes. Oleme praegu autoga. Mul need lätud puuksutavad. Tibutab. Muidugi tibutab. Ma räägin sulle ise sinu süü, kui me jääme sinna vihma kätte. Tal on uhked Birkenstockid jalas, aga need pustutavad. Oot, lähme siis vaatame sinna panoraamale. Kõikidele talvistele inimestele siis siuke näeb siis mägi välja, kui siin ei ole lund. Ehk siis praegu tundub, et siin on mingi kohalik suusamägi, kus on lihtsalt karjamaa praegu. 2 tõstukiga, jah. Me oleme õnnelikud, kui me ühegi saame. Üks asi veel, mis meil täna nagu väike mure peal on siiamaani olnud. Seal Köönigses samamoodi. Et me oleme täielikus influenceri aumad. No ma ei tea, kas influencerite auk on õige asi. See kõlab nagu see mingi hea koht võib-olla. Aga nagu me oleme ainult ees täna. Ehk siis me ei ole leidnud veel kohta, kus saaks interneti 4G-sse. Siiamaani on ainult hetke olnud. Hetke on olnud ja ei ole saanud väga postitada midagi, pilte on küll, mida panna. No õhtul tuleb kõik, saab järgi. Oi, aga siit ei saagi. Aga siit läksid kõige enne. Läksid või? Siit särakat ei saa või? Mis sa siit peaks särakat saama? Mis see tähendab siin? Ma arvan, et see loeb sul neid lehmasid siin. No väga kõvasti müristab juba. Tuleb täna väga tubane õhtu. Joo. Lähen bussi tagasi. Seda malla nägen. Tühi käigul kogu aeg. Buss puhkab. Me oleme bussis. Viimane kord me olime sellel traasel. Panoraamas traasel. Siis me tulime sealt mäest alla, eks ju. Arvasime, et alla tulek on parem. Keeresime lõpuks kuhugi poeparklasse, sest mingid naljakad hääled hakkasid bussil. Ja siis esipidurid veits tossasid. Et see alutulek tegelikult ei olnud nii tore tegelikult. Jah, me tulime camping kohta. Täna siis maksime päris palju. 42 eurot. 42 eurot. Kui see wifi oleks ka cancel olnud, siis ma oleks väga kuri olnud, aga see wifi on no meil oleks peaaegu elekter cancel olnud. Nagu me maksime kõikide asjade eest, mis siin on. Pesud, särgid, värgid, wifi, elekter. Hakkan panen elektrisappa. Kristjan ütleb, pistikust ei lae. No ma mõtlesin, et nii, Ragnar sellega ei tegelenud ennem kodus. Et nüüd ongi pekkis katki. Mingi juhe kuskilt lahti või midagi on katki. Ei tööta. Mina arvasin, et oli juhtmes viga või mitte juhtmes, vaid sest postis viga. Aga Kristjan ei arvan. Nii algul, no muidugi. Ja siis ma läksin ikkagi lõpuks küsima, mis tuli välja, et see algu võttis meid üks naine vastu. Pärast oli seal üks mees. Ja siis see mees just selle aja, kui mina jõudsin siit sinna kõndida, siis ta oli sisse lülitanud selle. Ta ütles, et ta 20 sekki tagasi pani sisse selle. Ehk siis nad unustasid kogemata ära. See naine lihtsalt unustas meie elektri sisse panna. Me vaatasime siin Teliast uudiseid. Siis nüüd käib meil kättemaks, Revenge. Ma võiksin ära käia pesemas, aga kuna me ei saa uksi ega akneid lahti teha, sest sajab, siis siin sees on nagu saun ja ma olen lihtsalt nagu mingi kleepul. Õues on juba 23,5. See oleks juba nagu mingi hingatav õhk. Oot, aga meil on kõik juba söök tehtud, ära söödud. Põhimõtteliselt peaks selle jäägi ka veel ära sööma. Natukene veini joodud ja me oleme täna uutel blokkidel. Ostsime uued blokid. Täitsa sirgelt olema. Täitsa sirgelt olema praegu, jah. Ma ei lähe teile näitama neid. Võrreldes eelmise aasta Rootsiga, kus me olime 3 kivi peal, on väga hästi. Ja mul ei ole isegi käsipidurid peal ja me oleme siiamaani püsinud. Okei. Mis me venitame siin, proovime ennast saada niimoodi, et meil ei oleks palav. Davai.